nüüd oleme lõpuks selle mänguga ka pihta alustanud, 10 minutit üle aja läksime. Aga no, siin täna ükski mäng ei ole üle 35 minuti kestnud, aga tahaks muidugi näha mingit pingelisemat mängu ka. Tiimi nimed, switch ümber, hästi. Ja nüüd oleme valmis. Välgu Mihkel siis alustamas Tero poolel ja võtavad seda raundi algust rahulikult. Kaka on mingit infot, midist otsime, saab see killi kätte ka, no selle peale peaks kindlasti rotate nüüd ka CT-del liikuma hakkama ja juba näemegi mänge number 4. Head uudised. See ei saa päris nii. Igastahes head uudised leiab siit esimese killi ka ja no kui siit Xaks ka 2 killi näiteks leiab, siis on võimalus, et panevad siin saidi lukku ära, nii et ei lähegi pomm maha. Küll aga Xaks 2 killi kätte ei saanud ja pommlant vähemalt Maldivesel õnnestub. Küll aga 2 mängija eelis siin Välgu Mihkli käes on ja nüüd 2 mängija eelis Ancient. 1 versus 3 olukorras. No keeruline on Ancient. Taganeb kaugemale. Peaaegu miidi välja. Annab hästi palju ruumi, mida kohe ka Välgu Mihkel võtab ja hakatakse siit pommi defuusima. No Ancient on keerulises positsioonis, sellepärast et ta ei saa kuidagi pommile ligi. Ja no, võitlusega sinna poole Chimpanzee'le juba langeb 3 mängijat. Välgu Mihkel ellu jääb ja saavad kätte ka esimese raundi. Toetame meelde, Välgu Mihkel oli siis underdog, vähemalt OpTibeti arvates 3,5 oli koefitsient. Kes nüüd tahab minna rahasid mängu panema, siis enam ei ole võimalik. Kui mäng pihta hakkab, paneb Kihlveo-kontor oma uksed kinni. Võimalik veel panustada aga päeva viimase mängu peale. Võtke OpTibet lahti ja uurige, mis võimalusi pakutakse. Siin aga Maldivesel, kuna pomm läks maha, siis oli võimalik ka raundi sisse osta. Näeme Galilid AK-d. Maldivese poolt olemas. Võtavad jällegi rahulikult ka Äpsi sisse jõudnud. No, Helme raund leidis top minus killi ka, mille peale kogu tiim A poole roteeriti ja seekord on juba pomm jäetud ka talle lähedale. Küll aga Välgu Mihkel mängib B-d üsna passiivselt. Ei ole banaani keegi peale vaatama tulnud. Monkey 666. Esimese kontakti kätte, aga otsustab smoke'i veel mitte kasutada. No, esimene smoke landib minut 57 pealt, aga samal ajalt miidist juba. Kaka esimese leiab, head uudised. Kiiresti treidimas. 4 versus 4 olukord, aga no, siukses 4 versus 4 kindel eelis on praegu terroristide käes, mitte mingit infot. Välgu Mihklil ei ole, mängivad 2 mängijat mõlemas saidis, aga kui siia A-sse execute sisse tuleb, siis B-mängijad kindla peale ei jõua siin appi. 30 sekundit. No, kas hakkab juba B poolt ka rotate liikuma, kõik silmad on meil minimapi peal, kogunevad Maldivese mängijad. Äpsi, lihtsalt välja poppida. No, suur töö siin biti mängijal on, saab esimese killi kätte, saab ka teise, ei tule siit treidi Maldivese poole pealt ja suurepärane töö on tehtud, väike kood. Lõpuks saab selle killi kätte, jõuab üks enda saiti kohale, aga ta on nüüd 1 versus 3 olukorras. Saab ka teise, aga veel on vaja pomm ära tuua ja samal ajal kui pommi otsima läks, Monkey 666 jõuab saiti kohale, tehnomuusikaga võtab selle viimase killi ära ja 2-0 Välgu Mihkel mängu juhtimas. Ja Maldives. Maha ei saanud, rahaseisud on kehvad ja proovivad nüüd mängutempot muuta kiiresti B-saiti liikuda. Esimene kill on käes, esimene relv säästetud, Tsutsuma kätte on M4 antud, head uudised aga läbi smoke'i leiab siit esimene Chimpanzee. Saab teise kätte väike kaad, aga saab kätte treidi ja B-sait on nüüd avatud. No, kõige tähtsam missioon, pomm maha panna järgmiseks raundiks, dollarit kindlustada, aga nüüd on juba 2 riflit ka nende valduses, kahjuks aga ei ole ühtegi armorit nende kõrvale. Punch võib siin kindlasti mängu tulla. Kõvasti utility ka veel Välgu Mihkli poole pealt, mida kasutada. Molotovid smoke'id lendavad teele ja nüüd on vaja sisse liikuda, head uudised. Saab siit 1 killi veel kätte. Stix ja Ancient
kahekesti järgi. Stix leitakse üles, Ancient veel viimasena. Riflit tal käes ei ole, Tech9. Aga 3 mängijat saab siit selja tagant, aga nii kaua läks aeg, et see esimene kill ära tuua. On veel aeg, et Xax saab selle defuse'i ära teha, kiire reageerimine tema poolt, 2 sekundit jäi veel üle. Korra hakkas küll kahtlusena tunduma, aga jah, kui see Tech9 esimene laske headshoti ära ei toonud, siis mul juba lootus kadus. Mees tegi terve nädal eimi. Kunagi Sper rääkis mulle hea loo, et nad olid mingil LANil olnud ja siis ta mingi teammate, et nad olid upper bracketis, ootasid lower bracketist vastast. Ja siis ta teammate pani 6 tundi järjest pani vist aim mapsi, tegi ma ei tea mitu tuhat killi. Ja siis lõpuks, kui mänguks läks käsi, oli meie tüübil nii surnud, et oli lihtsalt bottomis. Esimesed 10 raundi killi ei saanud. Kahjuks ma ei mäleta, kellest jutt oli. Aga jah, liiga palju aim treeningut teha võib saatuslikuks saada. Siin aga rahulikum round. Maldives on banaani enda kätte saanud. B-lobi enda valduses. Plaani järgmine osa. Võtta ära top mid, aga no siia on juba natukene keerusam tulla. Saaks see head uudised. Kahekesti midi hoidmas. Ja Tsutskam jääb siit esimese üles, Saaks peab ka saiti ära taganema ja kiiresti juba Maldives. Saiti wrappimas on, aga võib-olla natuke liiga kiiresti. Jääb siin vahele, Stix saab esimese killi kätte, aga Saaks veel vaja saidist üles leida. Stixile teine kill ka ja siit peab tulema Maldivesel esimene round. Chimpanzee ja Monkey kahekesti. Saidi mängijad ja neid ei ole enam mõtet rotate ida. See on save imise koht. Kui me vaatame raha, kui nad 2 relva save ivad, ega ikkagi midagi head vist järgmine round ei tule. Siin Xax saab endale osta, Shmanki saab äkki midagi droppida, aga 1 relv jääb neil kindlasti puudu. Ja 4 mängijat Maldivese poolt elus, kus Eesti käes on AWP ka ja oi ei, Shmanki jääb veel vahele, väike kaad. Leiab veel ühe killi, ainult 1 relv, millega välgu Mihkel siit pääseb ja see võib olla ka nüüd välgu Mihkli allakäigu tee algus, aga kunagi ei tea. Siuke map nagu Inferno, siin ka SMG-d kindlasti tugevad, kui ennast õigesti positsioneerida. Ja välgu Mihkel otsustab, et siin ei mindagi täieliku force'i peale. Võeti 1 rifle juurde, Xax ja Chimpanzee. Kahekesti riflite peal. 1 tiigel ja 2 USB-d. Ja esimene round, kus mängitakse ka B-lobis natukene agressiivsemalt. Chimpanzee. Korra tundus, et äkki jääb lobi peale fightima, aga 1 molotov, mis lendas juba mõlema mängijad tagasi hirmutas ja järjekordne tasuta B-lobi kontroll on Maldivese kätte antud ja läheb nagu eelmine round. Jääkse midist ka ülesse. Aga samal ajal tullakse ka B-saiti sisse, väike kaad leiab esimese killi, Monkey langeb ka, B-sait on avatud, aga siin pomm võib veel kinni jääda. Korra hakkas küll väga ohtlikus tunduma, aga Kakao saab killi kätte ja pääseb ka pommiga minema. Mis looti siin maas vedeleb? Mängijad on endale riflid kätte saanud, aga tundub, et tahavad ikkagi sinna B-pool proovida, vähemalt Xax käib peale vaatamas ja kõige halvem ideeks ei ole väike kaad 20 elu pealt, Tsutskam ka Ancient poolte peal. Mingid killid on siit ehk võimalik saada, aga kitti ei ole. Et nüüd kui bomb landitud, ei ole mõtet enam üritama minna relvad järgmist raundi kaasa võtta.
et ei hakka ka Maldives peale pushima, et relvi üles leida. Lepivad hoopis oma teise roundiga. Aga hea save Välgu Mihkli poole pealt. Tulid siia raundi 2 rifliga ja lahkuvad 2 rifliga, väike upgrade ka. Üks M4 AK vastu vahetatud ja peaks siin piisavalt raha olema, et ülejäänud tiim ka endale relvad kätte saaks. No, Maldiviase poole pealt, aga rahadega mingi probleemi pole. Full utility kõikidel mängijatel olemas. Sama ei saa aga öelda Välgu Mihkli kohta. Ühel mehel ainult smoke. Aga rohkem utility B-s tähendab seda, et saavad ka natukene paremini B-lobby enda kontrolli all hoida. Et siin esimesed roundid Välgu Mihkel absoluutselt B-lobby peale ei fightinud, hästi passiivselt B-mängijad mängisid ja kohe Maldives asustada ära iga round. Alati lihtsalt B-lobisse välja, no ega see round võib täpselt samamoodi minna, siit said nüüd killi kätte ka, 6-6-6 on langenud aasta üks mängija juba B-sse rotate'imas on, aga kas jõuab õigel ajal kohale? Tundub, et jõuab, väike kaad kuuleb ära, et CT sammud ei julge kohe välja saiti liikuda, aga väike kaad. Vahet ei ole, et mõlemad pool mängijad võtab ühe, teeb 180 ja võtab teise, mõlemad killid talle ja Maldives nüüd mängu viigistanud 3-3 scoreboardi peal. Ja tuleb Maldives siia tagasi. No, esimesed roundid siin kaotati ja ma mõtlen, kas tõesti Optivet pani need koefitsendid nii valesti. Aga ei, kohe kui Maldives relvad kätte sai, kohe mängu pilt muutus ja asusid mängu domineerima. Ja nüüd eriti madala ostuga round siin Välgu Mihkli poole pealt. Ainult püstolid ja mõned armorid tiimi peale. Aga 3 mängijat siin B-saiti, Bandush, Monkey. Võtab 5-7-ga ühe enne kui langeb. No, üks pikk on Maldivesel B-s kätte saadud. Kas see nüüd meelitab ülejäänud tiimi B poole ja tundub, et meelitab. Pomm on ka banaani kohale jõudnud. Kas nad aga ootavad 2 mängijat veel, et kui näiteks siit Xaks langeb. Kas nad veel laimavad, et Chimpanzee ka B-s olla võib, aga Molotov läks nii õigesse kohta, surub Chimpanzee positsioonilt välja. Liiab ühe killi enne kui ta langeb. Head uudised. Ja Sholen 6-6-6. Kahekesti järgi. Aga no ei ole relvastus siia raundi. Armorit kunagi player ei ole. Tiigel ainult kost, mis siia raundi tehti. Ja ei ole ka kitti ja ei ole ühtegi kitti ka maas saidi peal. Ainuke lootus mingid pikid üles leida. Ei ole ka ühtegi relva kuskilt lootida kõik killid. Just siin samas B-s ja B-lobby ees toimunud. No ja head uudised, saab see killi kätte. Aga võtab -2 ja lahendab sellega raundi ära. Esimest korda on Maldives läinud mängu juhtima. Nüüd muidugi aga Lost Bones ka Välgu Mihkli jaoks piisavalt kasvanud. Et peaks siin ühe korraliku mugava ostu saama teha. Välgu Mihkli poole pealt me vist ei ole veel suurt ja rohelist AVP-d näinud. Ei ole tõesti, et võib-olla see ongi siis nüüd see asi, mis puudu on, et kohe kui relvad välja on saadud, siis Maldives on ikka kontrolli enda kätte haaranud. Ja kui ZV poole pealt AVP ohtu ei ole, siis on ka palju mugavam mängida. Ja siiamaani Maldives ei ole veel AVP-d kartun pidanud, kiirem round taga. Liigutakse kiiresti Archist läbi ja proovitakse räppida saiti. Head uudised. Esimest kontakti siin võtmas on, kuuleb mängijaid. Ja kui palju ta saab, esimese saab teise kätte. Aga nüüd on üksinda saiti järgi jäänud, kolmandat enam ei anta Ancient. 24-ga pääseb, Xaks proovib siit veel spämmida, aga ei ole võimalik tal library'st läbi saada. Aga no, see on kindlasti nüüd Beta Britegi koht. 3-3, 3-8 ümber tehtud. Subscam saab kätte esimese, aga jällegi ei ole kitti. No, kuigi Lost Bones on neil juba kõrge, siis ei olnud piisavalt raha, et võetakse selle asemel utility't. Kas ainult
kuni kick maas on. No õige pea seda me näeme. Chimpanzee kiiresti saiti sisse liikunud. Väike kaad ka leitakse ülesse. Ja on veel aega. On veel aega. Isegi ilma kitita suudavad selle defuse'i ära teha. Siin kuskil 2 sekundit vist jääb timerile järgi. No mina ei usko, et nii kiiresti see saidi suudavad retake-ida, aga Chimpanzee 6-6 lihtsalt jookseb saiti sisse ja toob selle raundi Välgu Mihklile. Uskumatu. Uskumatu, et siuke round siin praegu ära tehti. No, õnneks muidugi Maldivesel ei ole rahadega probleemi, et saavad uuesti osta AWP raha ka olemas, aga Arnoga enne rääkisime, et AWP-d Välgu Mihkli poole pealt näinud ei ole. No nüüd saab näha. Šmanki. AWP on välja võtnud. Mängija number 3 B-side'ist seda AWP-d mängib. Aga pannakse Molotov alla ja peab siit ära taganema. Maldives aktiivne igal pool. Mäppi Tsutskamaga saab siit A-side'ist hea piki kätte ja hakkab kiiresti välja liikuma. Kas tuleb teine ka Tsutskamile? Ei. Lask läheb mööda, aga õnneks X selja tagant toetamas. Topelt entry, mis siit A-saiti tehti. Ja saadakse kätte ka 3. kill aasta ja no sellega round nüüd ära otsustatud. Chimpanzee ja Šmanki, nad ei andnud see round B-lobby kontrolli Maldivese kätte, aga kahjuks A-poolt teammate'id oma duelli ära ei võitnud ja peavad taas siin save ima jääma. Šmanki natuke liiga agressiivselt liigas peale. Arvas, et mängitakse side'is seest, aga ei, siin on kõik Maldivese mängijad killi otsimas ja ei saa mitte midagi. Välgu Mihkel järgmisse raundi save ida. Ja timeout nüüd Välgu Mihkli poole pealt. No enne sai räägitud, et meistriliiga tiimid ei taha neid timeout väga palju kasutada, aga no praegu ma arvan ideaalne aeg siin Välgu Mihkli jaoks, et korra aeg maha võtta ja rääkida, mida saaks muuta. Sest et tegelikult scoreboardi järgi seis on üsna võrdne. On küll, aga tõesti need gun roundid on kindlasti suure küsimärgi all, et saadi esimesed 3 raundi pärast nagu püstolid kätte. Ja pärast seda ikkagi Maltiivs on ikka kontrolli all olnud, et isegi see round, mis võideti läbi, noh, sellise võib-olla mitte nii kindla retake'i läbi, et kindlasti ma arvan, et kui ma oleks Välgu Mihkli IGL, et räägiks sellest, et kuidagi väga kergelt esiteks saadakse kontrolli ja läbi sellega saitidesse sisse, et võib-olla kuidagi agressiivsemalt rohkem mängida. Ja, kust Maldives tihti peale läbi läheb, on eks appsist, et mitte keegi sinna rõdule neile vastu ei tule, et alati saadakse hüpata rõdule, sealt edasi liikuda kas saidi poole või siis popmiidi välja. Et võib-olla jah, sealpool midagi muuta ja no nüüd on Eco Rounds on Välgu Mihkel tulemas. Püstolid kas või Max 7-ga, väga hea sinna appsi poole minna. Aga vaatame, mis välja mõeldakse, 4 mängijat on Välgu Mihkel A-saiti pannud. Esimese neist juba kaotavad. Stix saab siit esimese, kaotab teise. Ja Maldives teeb õige valiku. Stack Välgu Mihkel, mis oli A-poole püsti pandud. Sinna Maldives sisse jaluta. Leiti üles tühi B-sait ja tahtsin öelda, sellega round otsustatud, aga siin leitakse ikkagi miidist kill veel üles. No ei taha Maldives seda AK-d Välgu Mihkli kätte anda. Ja kas nad veel leiavad Schlenni ka ülesse? Korralikult tullakse siin otsima, aga Schlennil audio cue'sid nii palju. Saab esimese kätte, aga Tsutskam Tiigliga võtab see killi ära ja 6 round Maldivesel olemas. Kas Välgu Mihkel on Maldives Akadeemia meeskond samasuguste logodega? Ja sarnased logod tõesti, ma tegelikult nüüd vaatan, et siin väike paag on ka, mis sellel Välgu Mihkel logole sisse jäänud, et mingi suvaline triip on seal keskel. Aga
vastu round nüüd mõlema tiimi poole pealt. Schmanki saab siin korralikult damage'it naatide käest, aga ikkagi jääb siin ellu ja pushime ennast edasi. Ja no kui siit nüüd nupp alla vajutada on võimalik multikill võtta, saab küll kätte ainult ühe, aga tiimid on taga toetamas ja B-kontroll tugevalt selles roundis Välgu Mihkli käes. Küll aga suurte jõududega mindi siin B-sse. Samal ajal top mid on käest ära antud, Stix lihtsalt jalutas sisse ja saab siin põhimõtteliselt CT-ni tasuta läbi jalutada. No siin peaks muidugi Välgu Mihkel juba aimama, et Archist võib keegi läbi olla, noh kas vaadatakse peale ka. Ja mitte Schlen saab siin Molotovi alla, aga oli veel üks smoke, mida kasutada. Siin on nüüd roadtrip ka tulemas. Näeme, et miidist. Chimpanzee jookseb üles, aga head uudised. Päris pikalt peab side'is üksinda mängima ja saab siit planteri kätte ja see on oluline kill, mis siit ära võtta. Ikka veel püsib elus, Stix nüüd viimasena järgi. 1 versus 2 olukorras. Ta on side'is sees, aga tal ei ole mitte mingit võimalust pommi plantida. Chimpanzee võtab selle viimase killi ja Välgu Mihkel leiab oma 5. raundi. No selle mängu pealt praegu võib tunduda, et 6-6 poolek ka meil täiesti võimalik. Kas näeme ka kohe esimesel mängu nädalal overtime'i? Ei tea. No näeme, aga järjekordselt kiired roundid. Suutskam AWP-ga läheb entrit otsima ja leiab üles head uudised. Aga pomm siit roundist kindlasti A poole ei tule. Nad B-lobis juba kaugele jõudnud, ootavad nüüd ära, kui tiimikaaslased läbi CT neile appi tulevad, aga siin Schlen 666 juba vist vaikselt hammustab selle plaani läbi. On CT-sse vastu liikunud, kindlasti võtmemängija siin tiimi jaoks on Tsuutskam spotib ära, aga las pihta ei lähe ja no nüüd on info teada Välgu Mihklil. Kiiresti on vaja ka A-st mängijad teele saata, Chimpanzee üksinda B-saiti hoidmas, aga ei leia mitte ühtegi mängijat. Saks ja Schmanki kahekesti veel jäetud ja no siit roundist ei tohi seivida ja siin peab peale liikuma esimese poole ja viimase roundiga tegemist. No keeruline. Smoke on ees ja siin on üks smoke vist veel Tsutskamil kasutada. Teoorias peaaegu roundi lõpuni võimalik mängida kinni hoida Schmanki. No saab ühe kätte, aga liiga palju. Maldivese mängeid siin ümberringi on smoke veidi peest ära. AP lask läheb mööda, 5-7-iga ühe küll üles leiab, aga Kakao kiirelt reidimas ja Maldives võidab esimese poole ja 7-5 skooriga. Nüüd on suur küsimärgi koht, et kuidas on Välgu Mihkli Tero pool? Arno, mis sa arvad? No ma arvan, et vaadates pilku tundus nagu gameplay tundus päris hea, et kindlasti on näha, et mingil määral praktikud on, et ma arvan, et see võibki tulla siis meie selline selle päeva nii-öelda esimene tasavägine mäng. Ma ise kardan, et siin Maldives jookseb nüüd CT poolel selle võiduga minema. Miskipärast mul on tunne, et Maldivesel on hästi soliidne. CT pool, aga näeme. Hakatakse nüüd kiiresti B-saiti liikuma. Smoke ei. Maldivese poolt liiga hiljaks väike kaad. Üksinda saiti hoidmas. Leiab ainult ühe. Ja läheb pomm maha. 3-4 retake. Maldivese poole pealt Stix, Kakao ja Tsuutskam. 3 mängijat, kes retake sooritavad, aga siin ei ole mitte ühtegi kitti. Kasutada tuleb kiiresti saiti jõuda Tsuutskam. Kahekesi kõige ees liiguvad Stix Duali liitidega, kas Dualid toovad see killi? Ei, Saks saab selle killi kätte, Chimpanzee ja Saks võtab veel ühe ja kiiresti olukord ära lahendatud. Välgu Mihkel saab kätte oma 6. ja teine booster round, mille nad nüüd võitnud on.
Chimpanzee ostab Sword of Shotgun'i. no tundub, et äpsi, võib-olla vastased kasutasid nii palju äpsi, et tekkis ise ka idee, et No vaatame, kas saab sellega mingid killid kätte. No hetkel tundub, et siin Kakao võiks küll vabalt vahele jääda. Aga no see Sword of ei tulnud kahjuks mängu. Schlen leiab killi üles ja Stix nüüd taganeb ära. Kas Stixil on teine huvitav relv, mida kasutada? X27 Stixi käes. Aga ei tule. Täpselt nii, nagu mul alati Zeus'iga need killid lähevad lihtsalt millegi pärast. Ei tule kunagi neid kille väike ka taga. Saab killi kätte, mõtleb, et oh, hea relv. Ei, see Sword of Shotgun. Ja neil ja Välgu Mihkli mängija vastutada siin on, aga no Välgu Mihkel ei tohiks ka nüüd ülearu neid relvi kaotada. Jah, kui Mac 10 kaotavad, sellest suuremat lugu pole, aga riflid võiks kõik kätte jääda. Ilma asjata ei ole siin mõtet relvi ära kaotada, head uudised. No korra juba tundus, et jääb siin püstelile vahele, aga ei. Tõi siiski killi ära ja skoor jälle võrdne, 7-7. Ja ostoraund ka Maldivese poole pealt. Vaatame jällegi, kui sa tahad siin kolmas round vaja rifleid osta ja see tähendab, et sul jääb utility't puudu. Suudab nüüd Välgu Mihkel seda ära kasutada. Tahavad siin B-lobi kontrolli endale saada. Ja lõpuks suruvadki Maldives mängijad B-st välja. No päris korralikult utility't muidugi. Välgu Mihkel siia läks ja üks molotov veel. Veendad, et kaiste taga kedagi peidus ei ole. Pomm on veel biti ees maas. Et ei ole Välgu Mihkel veel committunud, kumbasse saiti minna tahetakse ja no enne B-sse minekut loomulikult oleks hea see top-midi kontroll enda kätte saada, aga saab killi kätte hoopis Stix ja teeb seda olukorda natukene keerulisemaks. Pomm on nüüd lobisse kohale toodud. No head uudised. Proovib siin veel märku anda, et midagi ka A-pool toimub ja no see üks smoke, mis ta pani, korra me nägime, et Sutskam keerus otsa ümber, aga siis sai ka aru, et pigem igaks juhuks ikkagi tuleb B-sse ära liikuda ja hea valik Sutskami poole peal, sellepärast et kogu ülejäänud tiim on nüüd B-sse sisse minemas. Väike kaad saab siit esimese killi kätte. Sutskam aga langeb ja nüüd väike kaad üksinda saiti hoidmas, aga väike kaad teeb selle töö ära. Kõik killid tulevad talle, ilusti round ära puhastatud ja teisel pool map'i Stix ka võtab veel viimasel lurkeri ja sellega läheb Maldives mängu juhtima. Kaheksa-7 scoreboardi peal, aga Välgu Mihklil ei ole Economitit siin täielikult osta. 4 riflit saadi kätte, aga Chimpanzee ainult liigi peal. Soos armor on olemas. Ja noh, Chimpanzee juba saab endale ka AK. Aga ei ole hea raundi algus. Välgu Mihkle, kui kohe raundi alguses mängi ära kaotad ja midagi sellest ei võida. Samamoodi on banaan. Välgu Mihkel kaotatud, sügav smoke on ees. Sinna poole vaatame minda ja ka pomm jätti. Biti ette maa. No see raundi igat pidi juba tõotab tulla kohutav. Aga sõltub, kuidas läheb see top midist. Liitakse üles, et Sutskam. See muidugi kiiresti liitada ei tasu, sellepärast et 3 mängijat veel Maldivesel. Saiti hoidmas. Šmanki teeb veel ühe, aga 2 oli järgi.
Kakao ja Stix. Nii keeruline on seda saiti liikuda, nii palju ängleid ja kiirida, ei ole utility't ka, mida kasutada. Head uudised nüüd viimaseni järgi. No teab vähemalt ühe mängi asukohta, kas ootab ka suures viivas mängijat ja head uudised. Siit ühe saab kätte. Vaja veel saidist üks saada ja nüüd on võimalik plantida Ancient viimaseni järgi. Ancient tuleb läbi miidi, aga õigel ajal vajutab shifti alla. Ei anna mingit infot enda kohaloleku kohta. Ja head uudised. Otsustab, et jääb saiti sisse mängima ja noh, kui siis vaikselt tuleb, siis peaks see kill talle tulema ja seda ta ka teeb. Saab kätte Ancienti ja jätkame sama tasavägist mängu 8-8. Mis siin Välgu Mihkel eelmisena ära võttis ja no selle sama momentumi pealt peaks 9 ka tulema. Ei olnud raha Maldives, et siia raundi sisse osta. Just olid Stix ja Kakao ilmselt mängijad armoriga. Ja no, kui nad nüüd pommi Välgu Mihkel üles korjavad ja B-sse tulevad, siis peaks kindel raund neile olema. Kui just miidi mängijad vahele ei jää. Näeme, et päris palju tahetakse peale liikuda, saaks esimese killi kätte, no Mac 10 ideaalne relv, millega siin näeb siis fightida. Saaks leiab ka teise, Sutskam saab siit ühe, Sutskam saab 2, kas tõesti püstolitega. Võimalik siin round ümber teha, aga ei. Nüüd on Ancient 14 elu peal järgi. Peaks ju Välgu Mihkel teadma ka, et B-saidi mängijaga tegemist, et pomm nüüd rahulikult A-sse ja raundiga korras, aga ei, minnakse siin kindla peale. Tuuakse pomm B-sse ja no 5-7-iga 14 elu pealt 3 mängijat saada. Tõesti võimatu. Ja Välgu Mihkel mängu juhtimas 9-8 skoori pealt. Timeout seekord aga Maldivesel. Ancient kadus serverist ära, et sellepärast siis timeout võetud. Kui mängijad, kes meil praegu chatis, hüümärk tech on ka olemas, tehniline paus, et see peaks siis ilma ajalimiidita olema. Et kui siuke olukord juhtub, tasub pigem see võtta. Aga noh, tänapäeval õnneks CS läheb kiiresti käima, et võib vist 1 minutiga ka veel tagasi jõuda. Aga jah, tänase päeva kõige pikem mäng. No okei, oleme ausad, selle mäng oli ka 10 minutit late, sest et Tšulskan tahtis agendi skinniga mängima tulla. Aga jah, pool tundi juba mäng on kestnud ja no siit praegu peale vaadates küll ei ütleks, et kes siin selle mängu võita võiks. Ja tegu ei ole ka meil tänase viimase mänguga, on tulemas veel nii kerge GNS siis, et kui see mäng oma lõpplahenduse leiab, siis selle asemel, et ülekanne kinni panna, võtke lahti hoopis Optineti leht ja vaadake. Tehke üks riskivaba panus koodiga Clever 2025. Mäng aga peale alanud, kõik mängijad serverist tagasi. Ja just mõlema tiimi poole pealt. Suutskam on kätte saanud AVP. No, vaatame, kas suudab siin praegu impacti pakkuda. No, kui Chimpanzeesid piisavalt palju välja jalutab, võib otse scope'i ette minna, aga no ma ei usu, et sinna rõdu poole oma nina keerab. Pigem tundub, et tahavad siin top miidi enne ära puhastada. No, Chimpanzeel on üsna keerulisel enne 19 elu pealt. Üks las game 4-ga. Selle siin lõpetada võib ja kui Chimpanzee liiga vara vahele jääb, siis kindlasti Maldives saadab vähemalt ühe mängija A-st minema. Et kindlasti võitme tähtsust all siin mängus hetkel. Ja me näeme, et Välgu Mihkel tegelikult ei ole päris kindel ise ka, et kus nad minna tahavad tükk aega.
4 mängijat B-loobis seisid, nagu oleks execute tulemas, aga viimasel hetkel ikkagi otsustavad ümber ja keeravad ennast A poole. Ja täpselt õigel hetkel seda ka tegema hakkavad, sellepärast et suur rotate on tulemas Maldivese poole pealt. Nad rootavad 2 mängijat taas minema täpselt sellel hetkel, kui 4 terroristi top midist välja jalutavad. Kakao. Ja Zulskam nüüd. Kahekesti saiti hoidnud. Zulskam esimene last läheb mööda. Kakao aga teeb praegu head tööd. 3-4 killi Kakaole. Üksinda paneb siin praegu välgu Mikli kinni. Kas tuleb 5-6 ka? Ei. Easy. Siit välja ei võetud. Stix leiab selle viimase. Aga no see ei oleks see ei oleks tohtinud olla Maldivese round. Ma nägin minimapil, kuidas see rotate tuli ja ma mõtlen, Nilsen, kas tõesti välgu Mihkel pullib selle, aga ei. Tunnen kaasa välgu Mihlile. Ja no, Kakao ikkagi väga hea pick-up siin Maldivese jaoks. Et eelmine hooaeg siis Kakao Truckrimesi ridades mänginud. Ja nüüd midagi kiiremat. Välgu Mihkel raha otsas, tahavad kiiresti BS tulla. Esimese killi saavad kätte, Ancient veel saiti hoidmas. Aga kuuleb, et mängijad ümber ringi on. Kas tuli ühe bulletiga 2 või? Juba tõesti. Väga kiire laski vastas oli. Ja igastas teevad oma töö ära. No välgu Mihkel. Natukene võivad rahul olla, said vähemalt pommi maha. $5 järgmist raundi ja no neid dollareid kindlasti vaja on, kui ökonoomit vaatame. Ei ole seis väga hea. Topeltnumbrid nüüd Maldivesel olemas. 3 raundi võiduks vaja. Aga no ei ole ka välgu Mihkel siin väga kaugel. Mis on võib-olla natuke hirmutav on see suur ökonoomi, mille on Maldives endale nüüd kokku kogunud. No, $600 Stixil, $600 Zulskamil. Aga tänu Bomblandile on ka AVP nüüd välgu Mihklil Teero poolel saadaval. No mäletame, et CT poolt ei läinud välgu Mihklil väga hästi kuniks. Suur ja roheline välja võeti. Väike ka taga, võib siit hea multikilli võtta. Saab esimese killi, ootab flashi. Ja kohe, kui flash tuleb, läheb peale vaatlema killi, aga läks too ja seda B-saiti mängima. Liigub juba routid ka appi Stix. B poole saadetud. Aga väga palju kontrolli on siin hetkel välgu Mihkli käes ja otsustavad kõik väed B-st ära taganeda ja taaskord minna A poole proovima. No, ei lõppe neil väga hästi. Zulskam vajutas mause ühe alla ja kui ta selle lahti lasi, oli 4 välgu Mihkli mängijat surnud. Kas ta suudab seda korrata? 3 sekundit taimeril. Divesel ei ole mitte mingit infot Mihkli mängijate kohta ja nüüd Zulskam võtab siit esimese. Zulskam jääb teise ka enne, kui Molotov elu lõpetab, aga 2 killi tulevad kiiresti vastu. Saks ja Schmanki kahekesti edus. Juba ilusti pommi ära plantida ja on vaja Stixil ja Ancientil retake sooritada. Kitid mõlematel mängijatel olema. 2 peale 1 flash, aga siin jääb Stix vahele. Ei ole aga Ancientil mingit potentsiaali treidida. Liigub kiiresti läbi smoke'i, aga juba kaotas mehe käest. Ancientil oleks siin olnud võimalus 1 kill võtta, aga jäi korra mõtlema ja sellega ka round kaotati 10-10 scoreboardi peal. No, peab siin vaatama, võib-olla peab nii kerge Genesis mängu juba natuke edasi lükkama.
vaatab välgu Mihkel, aga no see ei ole see round, kus sa tahaksid tiimiga B-sse minna. Maldives on 3 mängijat hetkel B-sse pannud ja mängivad side'is seest passiivsemalt. Loodavad, et meelitavad välgu Mihkli siia ja no hetkel tundub, et see meelitus töötab 4 mängijat välgu Mihklil juba lobis olemas ja 5 mängija ka siin tagant tulemas. Chimpanzee leiab teisese killi väike kaad. Saiti hoidmas, saab väike kaad 2 tükki kätte enne kui langeb 3+3 aga järgi. Ancient proovis smoke'i spämmida, aga siit ei leia midagi. Ai, never mind, ta sai saksi veel kätte. Mängi eelis. Maldives käes. Aga ühelgi mängil kitti pole ja minu meelest ka väike kaad ja Tsulskam olid ilma kitita, nii et siin on vaja järgmise 20 sekundiga pommini jõuda. 2 flashi veel. Välgu Mihkli poole pealt, mida potentsiaalselt kasutada, aga siin ei ole kitti vaja. Kiiresti leitakse mõlemad killid ja tehakse ära 10 sekundi defuse. Maldives 1 raundi võrra lähemal võidule. No, ainult 2 raundi puudu, aga no siin väga keeruliseks läheb nende raundide leidmine. Keeruline ka muidugi välgu Mihklil, mis otsus nüüd tiimina vastu võetakse, kas ostetakse see sisse, jah, see ei ole praegu ideaalne olukord, aga samas sa ei taha ka vastast lasta 12 peale. Arno, sa ostaksid? Tead, isegi mitte, mul on tunnud, et need püstoliga need roundid ikka väga edukad neil olnud ei ole päris, et Maltiisil rääkides siis sellest kohe võetakse esimene pikk, aga üldiselt jah, sellised force bite ei ole väga see mäng vähemalt edu kandnud minu jaoks. Ja saadi esimene pikk kätte, Tsulskami relv on ka nüüd enda valdadest saadud. Chimpanzee leiab üles selle AFP, kas Kakao ei suuda siit nüüd teist korda 4K-d võtta, pigem annab saidi ära. Aga ei ole veel võimalik pommi siit maha panna, Schmanki kuidagi tuleb järsku Vietnamist välja. Võtab siit killi ja no mis siin toimub, Stix ja väike kaad kahekesti järgi, 2-2 olukorras. No kiiret otse kuskil ei ole. Leiavad Chimpanzee üles. Schmanki. Saadakse ka veel kätte ja päästetakse see olukord ära, aga korra läks juba päris kahtlejaks siin Maldivese jaoks ja tegu oli raundiga, kus minimaalne ost sooritati välgu Mihkli poole pealt. Nüüd oli 5 tiiglit ja 1 armor kogu tiimi peale. Nüüd võimalik AK-dega proovida. Ja 2 järjestikust raundi välgu Mihklil vaja, et see mäng lisaajale viia. Välgu Mihklil ei ole utility't siia raundi ja tundub seda, Maldives tunnetab ka kohe raundi alguses. Agressiivselt kogu banaan enda kontrolli alla ja Tsulskam saab ka veel äpsist killi kätte, ei alga. Round välgu Mihkli hästi. Tsulskam leiab veel teise ka, 3-5. Välgu Mihkli jaoks Stix saab ka veel ükshaaval välgu Mihkli mängijad kukuvad ja no välgu Mihkel pakkus meile terve mäpi vältel väga pingelisi raunde. Tundub, et siin ikkagi lõpuks peab tunnistama Maldivese paremust, aga väga hea mäng oli siin välgu Mihkli poole pealt. Ei ole muidugi aga läbi. Saks ja Schlen kahekesti järgi. Saks flashi peal saiti sisse, annab enda asu kohe ära. No, põhimõtteliselt võimatu on siia üksinda sisse saada ja pigem vist liigub ka ringiga B poole ära. No, kui B-sse kahekesti minna, võtta 2 head tiiki. Ja järgmist olekki juba 2-2 olukorras, aga otsustab siin ikkagi tiimikaaslane tal üksinda varem sisse minna ja nüüd on Saksil küll peaaegu võimatu missioon, pomm on ka. Maldivese valdudes saavad vabalt 2 mängijat ära rotate ida. No, siin on hea võimalus Saksil saada meistriliiga TikToki esimesest klipiks, kui siit kõik 4 killi kätte saab. Esimene 2 on käes, 2 killi veel vaja. Aega on tegelikult piisavalt 14 sekundit, aga ei tulnud enam ära. 2 killi jäid puudu ja Maldives võidab selle mängu 13-10 skoori pealt. No Arno, mis sa arvad sellest mängust? Esimene võib-olla selline mäng, kus tõesti oleks võinud kumba pidi mäng minna, et kui teises me rääkisime, et peaaegu tuli comeback ühele poole, teisele poole, siis see on kindlasti 2 palju võrdsemad meeskonda ja
tegelikult võib öelda, et see Kakao 4K, mis ta sai seal A poole peal, et see oligi see hetk, mis nagu selle mängu lõplikult motiivsi poole kallutas, et muidu tegelikult Välgu Mihklil väga hea võimalus see mäng ka ära võita ja vähemalt siis OpTibeti otse vaadates teha väga-väga suur siis eneseületus ja ka sõnum saata teistele meeskonnale, et võib-olla eelmine aasta eelviimaseks, aga see aasta ikkagi oleme ikka palju kõrgemal tasemel. Just täpselt nii. Seal tõesti, ma arvan, et kui Kakao ei oleks 4K-d võtnud, et see round oleks Välgu Mihklile läinud, ei oleks enam ju Maldiivesil seda Economit ka olnud ja oleks tõesti võinud täiesti teistpidi see mäng jääda. Aga ei ole tänaks veel kõik, üks mäng on meil veel tulemas. Nii kerge HNS siis hakkab juba 5 minuti pärast mängima. Laseme ühe loo head muusikat ja siis oleme tagasi päeva viimase mängu peal.